Muinsuskaitseameti seisukoht on, et muinsuskodu säilib kõige paremini, kui see on kasutusel. Samuti on üheselt mõistetav, et eluhoone saab olla kasutusel, kui selles on tagatud mõistlikud, kaasaegsed elutingimused. Kuidas aga selleni jõuda? Milline näeb välja muinsuskodu renoveerimisprotsess? Omaniku roll renoveerimisprotsessis on ülioluline. Tema initsiatiivist sõltub, kui hästi saab ajalooline hoone taastatud. Seega on renoveerimisprotsessi esimeseks oluliseks sammuks otsuse tegemine ajalooline hoone taastada. Siin on heaks partneriks Muinsuskaitseamet, kellega koostöös jõuab parimate lahendusteni. Kas sulle on oluline korrastada hoone välimus, vähendada ajaloolise hoone küttekulusid ja suurendada hoone üldist energiatõhusust? Säärased soovid tuleb enne töödega alustamist põhjalikult läbi mõelda. Selles etapis on mõistlik rääkida oma plaanid läbi nii kohaliku omavalitsuse kui ka Muinsuskaitseameti spetsialistidega. Kusjuures peamiseks abiliseks on siin Muinsuskaitseameti maakonnanõunikud, kes aitavad plaane täpsustada ning selgitada välja tööde ulatust. Appi tulevad ka Muinsuskaitseameti ehituspärandinõunikud ja insenerid, kes on alati heal meelel valmis kaasa mõtlema. Soovide illustreerimiseks on muinsuskodu omanikul mõistlik koostada eskiis, millele saavad kohalik omavalitsus ja Muinsuskaitseamet anda esmase hinnangu. Seejärel tuleb omanikul taotleda Muinsuskaitseametilt muinsuskaitse eritingimused, milles määratletakse nõuded ja väärtused hoone renoveerimiseks. Vajadusel määratakse selles etapis uuring, et täpsustada eritingimuste koostamiseks olulisi andmeid. Mõnikord on aga mõistlik see uuring teostada alles järgmises etapis ehk projekteerimise ajal. Kui muinsuskaitse eritingimused on väljastatud, tähendab see, et hoone väärtuslikud detailid on kaardistatud ja kokkulepped edasiste tegevuste ning muudatuste ulatuses on kinnitatud. Järgmise sammuna tuleb omanikul leida ajalooliste hoonete hingeelu hästi tundev arhitekt, kes koostab ehitusprojekti. Üldiselt eeldab Muinsuskaitseamet kooskõlastamiseks põhiprojekti, kui muinsuskaitse eritingimustes ei ole määratletud teisiti. Üldjuhul tähendab tervikrenoveerimine arhitektuurset lahendust ja kõikide eriosade projekteerimist. Pärast projekti valmimist tuleb see kanda ehitisregistrisse, kus erinevad ametkonnad annavad vajaduse korral tagasiside ja lõpuks kooskõlastused, mis on aluseks ehitusteatise või loa väljastamiseks. Kooskõlastatud projekti alusel on mõistlik taotleda hoone korrastamiseks toetust Muinsuskaitseametilt või Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuselt. Kui kõik eelnev on tehtud, on aeg leida kogenud ja pädevad ehitajad, kes planeeritu kvaliteetselt ka ellu viivad. Parim viis selleks on küsida valdkonnas tegutsevatelt ettevõtetelt hinnapakkumised. Seejärel valida parim pakkumus ning alustada ehituse koordineerimist. Muinsuskodude puhul ei tohi lisaks omaniku järelevalvele unustada ära ka muinsuskaitselist järelevalvet, kelle ülesandeks on jälgida hoone väärtuste säilimist, lahendada jooksvaid restaureerimisküsimusi ning dokumenteerida tehtud töid, sealhulgas ka muudatusi. Kui hoone on lõpuks valmis, tuleb hoone dokumentatsioon kanda ehitisregistrisse, et see saaks kohaliku omavalitsuse ja Päästeameti poolt kinnituse. Vajadusel tuleb koostada ehitusauditid ja muinsuskaitselise järelevalve aruanne.